Ekraanil näete nüüd Reutersi uudist, mis näitab Trumpi teadet enne G7 kohtumisi öeldes, et leping Iraaniga on juba allkirjastatud, et tekst avalikustatakse pärast reede ametlikku allkirjastamist ja et Hormuzi väin peab jääma täielikult avatuks. Trump jõudis rahvusvahelise kohtumise keskusesse, kus arutati Iraani, Hormuzi, Ukraina, Liibanoni, sanktsioonide ja energiajulgeoleku küsimusi. Samal ajal kui kriitikud jälgisid žeste, välimust ja telgitaguseid detaile, tõmbas Ameerika president Macroni kõrvale, et arutada seda, mis tegelikult maailma mõjutab. Sõda, nafta, laevandus, külmutatud raha ja surve Teheranile. Vapustus algabki just sealt, kui Trump siseneb kohtumisele juba allkirjastatud kokkuleppega. Ta sunnib Euroopa liidreid reageerima juba tehtud otsusele. Ja ta seab Prantsusmaa valiku ette, kas toetada meretee turvalist avamist või jääda alati sama diplomaatilise retoorika juurde. Meedia tahtis muuta päevakorra jõhkra tempo nõrkuseks. Avase stseen näitab, kuidas Trump võtab ülemaailmse päevakorra enda kontrolli alla ja paneb G7 sündmuste sabas jooksma. Mida Macron selle laua taga nägi? Miks hakkas G7 käsitlema seda kokkulepet kui keskset küsimust? Kuidas Trump pööras narratiivi enda kasuks ja sundis kõiki tema mänguplaanile reageerima? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja selge sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Trump saabus Evian les Lesbiansi Prantsusmaal pärast tihedat ajakava Ameerika Ühendriikides ja asus kohe teema juurde, mis domineeris G7 kohtumist. Teema polnud ainult foto koos Macroniga, vaid eelkokkuleppe Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. Hormuzi väina avamine, sõjakriitilise faasi lõpp ja tehniliste läbirääkimiste algus tuumaprogrammi üle. Reuters teatas, et Trump ütles koos Macroniga, et leping on juba allkirjastatud ja tekst tuleks avalikustada pärast ametlikku allkirjastamist, mis on kavandatud reedeks. Asepresident J.G. Vance astus samuti esiritta ja kinnitas, et dokument allkirjastati digitaalsel pühapäeval. Ilma raha vabastamiseta Iraani režiimile kukutab see detail katse muuta läbirääkimised Teherani jaoks preemiaks. Trumpi vastaste levitatud versioon oli, et Iraan saab miljardeid dollareid lihtsalt paberi allkirjastamise eest. Vance lõikas selle loo läbi. Ta ütles, et raha ei vabastatud ja allkirjastamine ei too kaasa ressursside vabastamist. Ta oleks mängu tulnud ainult siis, kui Iraan oleks nõustunud kontrollitavate sammudega, sealhulgas rikastatud materjalivarude kõrvaldamise ja kontrollirežiimiga, mis suudaks takistada tuumarelva ehitamist. See tähendab, et see ei ole vaba voli, vaid tingimuslik surve. Trump tõi samuti välja erinevused Obama lepinguga. Ta meenutas, et vanas mudelis sai Iraan Trumpi hinnangul juurdepääsu ressurssidele ja poliitilise hingetõmbeaja. Seda viga ei tohi korrata. Uus leping ei alga ette antud preemiaga, vaid käitumisnõuetega. Kui Teheran täidab tingimusi, võivad sanktsioonid leeveneda. Kui ei täida, siis raha ei tule. Surve avaldub edasi ja režiim ei saa oma tuumaprogrammi vabalt taastada. See ongi võti, mida vaenulik meedia püüab varjata. Trump ei müü usaldust Iraani suhtes, ta müüb kontrolli, survet ja tagajärgi. Macron astus vestlusse Iraani, Liibanoni ja Ukraina teemal. Samas paketis rääkis Prantsuse president rahust, piirkondlikust julgeolekust ja rahvusvahelise kogukonna osalusest. Kuid poliitiline olukord näitas, et Macron reageeris päevakorrale, mille Trump oli juba G7 keskmesse seadnud. Prantsusmaa soovis käsitleda kohtumist kui juhtide koordineerimislaua koosolekut. Trump saabus allkirjastatud kokkuleppega ja sundis kohtumise keerlema Ameerika otsuse ümber. Just siis sai taganemine nähtavaks. Liidrid, kes oleksid võinud tulla selgitusi nõudma, hakkasid hoopis arutama, kuidas kokkuleppega toime tulla, kuidas tagada Hormuzi väina avatuna hoidmine ja kuidas osaleda stabiliseerimises ilma mõju kaotamata. Turgude reaktsioon näitas, et maailm sai aru kokkuleppe majanduslikust tähtsusest. Business Insider teatas Nasdaqi tõusust ja nafta hinna langusest pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid ja Iraan teatasid kokkuleppest Hormuzi väina taasavamiseks. Brenti nafta hind langes 4,1% ja VTI hind langes 4,2%. Need numbrid aitavad selgitada, miks G7 pidi Trumpi suhtes ettevaatlik olema. Ajalehed võisid rääkida väsimusest, kuid turg reageeris läbirääkimiste sisule.
ja sisu tähendab selles kontekstis energiat, sõda, inflatsiooni ja mereturvalisust. Ukraina teema oli samuti kohtumise päevakorras. Trump ütles, et pärast Iraaniga edasiliikumist hakkab ta otsima võimalusi Ukraina ja Venemaa vahelise sõja lõpetamiseks. Reuters teatas, et ta rääkis Volodymyr Zelenski ja Vladimir Putiniga ning avaldas arvamust, et mõlemad võivad olla avatud mingile lahendusele. See seab Macroni ja eurooplased keerulisse olukorda. Euroopa räägib palju liidri rollist, kuid sõltub sõjaliselt, diplomaatiliselt ja rahaliselt Ameerika Ühendriikidest. Trump saabus G7 kohtumisele, Iraani sõda oli keskmes ja ta andis märku, et soovib tuua Ukraina läbirääkimiste laua taha. Kohtumine ei kulgenud Euroopa stsenaariumi järgi, vaid Trumpi tempos. Liibanon kerkis esile kui veel üks tundlik teema. Trump mainis vajadust lahendada Liibanoni olukord ja rääkis Hezbollahst kui probleemist, millega tuleb tegeleda. Meedia püüdis käsitleda seda avaldust kui improviseeritud, kuid tegelikkuses on poliitika lihtne. Liibanonis ei ole stabiilsust. Hezbollah eirates jätkab rühmitus relvastatud jõuna, poliitilise mõjutajana ja Iraani teljega seotud piirkondliku survevahendina. Kui Trump toob vestlusesse Hezbollah nime, viib ta teema diplomaatiliste avalduste mugavalt pinnalt otsekohese nõudmise tasandile. Surve Omaniile näitab samuti meetodi muutust. Ameerika ametivõimud kritiseerisid Omaani tegevust varasemates läbirääkimistes Iraaniga ja süüdistasid vahendajat kahtlases käitumises. Pärast seda said Katar ja Pakistan protsessis rohkem tähelepanu. See muutus näitab, et Trump ei jäänud traditsioonilise diplomaatia raamidesse kinni. Kui ta mõistis, et vana tee soodustas Teherani, vahetas ta kanalit. Kiirendas protsessi ja pani läbirääkimised õigesse rööpasse. Ameerika huvidele soodsam J.D. Vance'i kohalolek oli samuti läbimõeldud. Trump ütles, et võib-olla ei viibida ametlikul allkirjastamisel, kuid Vance oleks kohal, et hoolitseda konkreetse etapi eest. Trump tuli füüsiliselt tiheda ajakava pealt, kuid poliitiliselt saabus ta juba tehtud otsusega nii enda käes kui ka juhtide kohtumisel. See on väärtuslikum kui ilus poos kaamera ees. Macron püüdis hoida Prantsusmaad laua keskel, rääkis osa koorma kandmisest, rahvusvahelise kohustuse toetamisest ja rahu käsitlemisest ülemaailmse teemana. Aga Prantsusmaa reageeris Ameerika kokkuleppele, kogu G7 reageeris Ameerika kokkuleppele. Kui suurriik tuleb kõige ohtlikuma praeguse konfliktiga, mis on allkirjastamiseks valmis, siis muutub vestlus. Teised juhid võivad kaevata, seada tingimusi, küsida üksikasju või väljendada ettevaatlikkust. Aga kõik hakkavad rääkima sammudest, mille Washington on käivitanud. Eelmise tuumaleppe ajalugu aitab mõista erinevust. 2015 aastal müüdi leping Iraaniga kui laiapõhjalist diplomaatilist lahendust. Donald Trump kritiseeris seda mudelit alati, sest tema arvates vähendas see survet, kuid ei kõrvaldanud lõplikult tuumaohtu. 2018. aastal tõmbas Donald Trump Ameerika Ühendriigid sellest lepingust välja ja taastas sanktsioonid, tehes oma valiku. Loogika on teine. Kui Iraan soovib raha, ülesehitust ja majanduslikku taastumist, peab ta kõigepealt nõustuma kontrollitavate kohustustega. See muudab asjade järjekorda. Varem sai režiim lubaduste eest hingetõmbeaega. Nüüd peab ta tegutsema, et midagi saada. Presidentil puudub kontroll. Ta ei pane Iraani, Hormuzi, Ukrainat ja Liibanoni samasse otsustuskeskusesse. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõepäraselt hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alves Global kogukonnaga.